Räägime sellest veelgi koos kindral Jack Hiinega, Fox Newsi analüütikuga ning strateegiast on möödunud juba 4 minutit. Öelge meile, mida arvate võimalusest jõuda parema lahenduseni pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist? Kõigepealt arvan, et see hetk on tõesti ideaalne selle põhjal, mis juhtus. Iraanil oli selge eelis, kui nad sulgesid Hormuzi väina ja valitsus kuulutas välja relvarahu just sel otsustaval hetkel. Nad tahtsid tõepoolest sõja lõppu, nii et me alustasime läbirääkimisi ja on selge, et president andis oma läbirääkijatele selged ja konkreetsed juhised. Ta tahtis kõike, kuid ei saanud alati kõike. Iraanlased üllatasid mind vähe. Ma arvan, et nad tegelikult arvutasid valesti, sest nad hindasid Hormuzi väina tähtsust ja selle kontrolli alla võtmist üle. Me kõik mõistame selle tähtsus piirkonnas ja selle mõju maailma majandusele. Aga ma arvan, et nad uskusid, et see avaldab suuremat mõju presidendile ja tema meeskonnale ning nad lootsid, et me anname järele ja teeme järeleandmisi, sest nad arvasid, et on meid ära ostnud. Vastupidi, täielik kontroll väina üle, aga see polnud nii. Tead, minu usaldus on alati presidendi vastu. Tema on siin peamine tagatis ja ta ei tee halba kokkulepet. See ongi reaalsus. Mis puudutab seda, mis meil ees seisab, siis see on õige otsus. Me võtsime Iraanilt hoo maha. See on tõepoolest vaieldamatu. Käes on tegutsemise aeg. Humnavios saabuvad kanalisse, kus Centricom nõuab, et nad suhtleksid ja nemad kontrollivad liiklust kanalis, öeldes, kuhu minna ja mida teha. Kes iganes proovib, näeb merejalaväelasi laevadele minemas. Kui Iraan tahab neid asju proovile panna, siis just nii see juhtubki. Tõenäoliselt. Kas nad tahavad alandust, kui merejalaväelasi näidatakse rahvusvahelises televisioonis nende naftalaeva pardale minemas? See ei pruugi olla lipulaev, aga last kuulub neile. Iraan ähvardab samuti hävitada teisi sadamarajatisi. Kindlasti või lõpetada naftatootmine Pärsia lahes ja gaasitootmisvõime Kataris. Või võivad nad lihtsalt viiki mängida ja natuke oodata, et näha, mis Ameerika Ühendriikidega juhtub, uskudes, et lõpuks nad siiski järele annavad. Lõppude lõpuks ei voola nafta nii, nagu peaks. Aga pea meeles, siin on üks pääsetee. Praegu kehtib see, et Ameerika Ühendriigid lubavad naftatransiiti riikidesse, millel on mitte Iraani sadamad. Jääb üle vaid teada saada, kas need laevad ikka liiguvad edasi, sest arvatakse, et Iraan võib sellesse sekkuda. Nii et selle teise osa juurde, millest me pole veel palju rääkinud, on meil blokaad. See on esimene osa. Aga me usume kindlasti, et peame tagama, et väinad oleksid avatud ja vabad. Ja see nõuab veel üht operatsiooni keskjuhatuselt. Nad on ilmselgelt juba alustanud seda operatsiooni, saates, nagu te mainisite, mõned hävitajad. Ja meil on ka allveedroonid, mis otsivad miine, mida iraanlased ei jälgi. Seega peame miinitõrjet tegema ja me peame tagama kõigi teiste laevade ohutu liikumise. Ja see mõjutab kaitse-eelarvet. Kui Ronald Reagan seisis 28. aastal iraanlastele vastu, kuna nad segasid naftaliiklust selles piirkonnas, oli tal 2 korda rohkem laevu kui praegu Ameerika Ühendriikide mereväes. Meil on alla 300 laeva. Meil oli peaaegu 600 laeva. Barack Obama eelarvekärped ja sõjad tõid meid siia. Donald Trumpi kaitse-eelarve on eluliselt tähtis. Armee on väikseimal tasemel pärast teist maailmasõda ja õhuvägi on madalaimal tasemel viimase 40 aasta jooksul. See saab olema hädavajalik, kuid see on selge näide sellest, miks on vaja suuremat mereväge. Pea meeles 2 eesmärki. Hormuzi väin ja tuumaprogramm. Need on prioriteedid. Kindral, ma olen uudishimulik. Mis oli Iraani järgmine käik? Sest kui nad avavad tule, oleme tagasi sõjas, enne kui päike New Yorgis loojub. Jah, nad saavad sellest kindlasti aru. Ma olen kindel.
Ma arvan, et meie jaoks oleks parim taktika lasta relvarahul lõpuni kesta, kui iraanlased tahavad tagasi tulla ja veel rääkida, mis on täiesti võimalik. Ma mõtlen, nüüd nad teavad, kui kindlalt ameeriklased oma seisukoha juures on ja võib-olla on nad valmis tegema mõningaid järeleandmisi, mida nad varem ei olnud nõus tegema. Ja nagu ma olen siin mitu korda öelnud, Bill, isegi kui nad teevad selliseid järeleandmisi, pead sa selle suhtes olema täiesti skeptiline, sest tõenäoliselt on see lihtsalt edasi lükatud relvarahu, mis on nende huvides ja kindlasti mitte meie huvides. Jah, iraanlased teavad, et me naaseme lahingutegevuse juurde, aga usu mind, ma arvan, et niipea kui relvarahu lõpeb, peame igal juhul lahingutegevuse juurde naasma. Ma mõtlen, et kui Cooper juhib keskväejuhatust ja Samir juhib Iisraeli kaitsejõude, siis mõlemal oli veel peaaegu 2 nädalat sihtmärke, mida kõrvaldada. See näitab meile, et seal on ikka veel midagi ja ma arvan, et me peaksime minema ja töö lõpule viima. Kui neid on veel mõned, siis on tegemist väga kriitiliste sihtmärkidega. Ja kui me tahame teha midagi piiratud ulatuses, siis on see täiesti hädavajalik. Aga mina arvan, et need komandorid peaksid juhtima ja kindlasti nad teevadki seda. Nad ütlevad peaminister Netanyahule ja ka president Trumpile. Siin on see, mis meil alles on. Siin on ülesanded, mis meil ees seisavad ja need otsused tehakse vastavalt sellele. Aitäh, kindral Kenny, aitäh. Kui alustame seda umbes 10-minutilist plokki, on suurepärane, et te täna hommikul meiega liitusite. Aitäh, aitäh. Aitäh, härra. Tere tulemast tagasi Ameerikasse. Oleme siin koos eksperdi neljatärni kindral Jack Keaniga, kes on erru läinud. Kindral, me teame, et iraanlased ei olnud huvitatud kokkuleppe sõlmimisest. Me teame, et Ameerika Ühendriikide presidendil oli mitu punast joont ja väga olulised punased jooned, mille ta algusest peale paika pani. Nii et nad jõuavad selle läbirääkimiseni ja ei tundu, et nad tulid sellele läbirääkimisele mõttega järele anda. Mida sa sellest kõigest arvad? Ma arvan, et nad tulid tõenäoliselt mõttega, et kuna Hormuzi väinas on surve, siis me teeme mõned järeleandmised ja anname natuke järele nende tahtmisele. Ma arvan, et nad on üsna naiivsed. See ei ole esimene kord, kui nad alahindavad ameeriklaste otsustavust ja kindlameelsust. Eriti kui tegemist on selle presidendiga, kellel on ajalugu, et ta ei aktsepteeri neilt mingit lugupidamatust. Nii et me ei ole üllatunud. Meie ei ole. Nemad võivad olla veidi üllatunud. Ja vaata, me peame lõpetama selle müüdi Kalibafist. Välisminister ja teised, kellega me tegeleme, ei ole samasugused nagu eelmised juhid. Ma mõtlen, ilmselgelt, teised juhid valitsesid mõnda aega, aga nad kõik on ühesugused. See ongi tegelikkus. Kalibaf ja mees, kes juhib Afganistani islami revolutsioonilist kaarti Ahmad Vahid, mõlemad on samasugused. Nad on radikaalsed, teoreetilised, türanlikud, jõhkrad, reeglite järgijad. Just seda nad ongi. Ja see mees Kalibaf, tead, kes oli tema parim sõber lapsepõlves, Qasem Soleimani. Ja nad astusid koos Iraani revolutsiooni kaardisse ja on kogu oma karjääri jooksul 11 aidanud, kuni hetkeni Qasem Soleimani kõrvaldas Trumpi valitsus. Nii et me ei peaks tegelikult nii üllatunud olema, tead. Nad ei võta kokkulepet vastu, sest nad on jäiga joonega ja loodavad, et meie anname alla, aga me ei anna alla. Ja hea uudis on see, et ma austan seal olevaid läbirääkijaid, aga meie peamine tugi on president Trump, kellega olen kindel, et nad rääkisid, ja tema ei võta nende tüüpidega halba kokkulepet vastu. Nii et kindlasti oli peamine teema laual tuumaküsimus. Te ei rikasta uraani, andke kogu rikastatud uraan ära, andke see meile või kellelegi teisele. Ja meil on inspektorid, kes kontrollivad eemaldamist. Kõik teie tuumarajatised, mõned neist oleme juba pommitanud. Mõista seda, Mark. Aga kõik need tuumaoperatsioonid, mis sul veel on, tuleb demonteerida ja seda tuleb kontrollida. See ei saa olla lihtsalt lepingus kirjas. Meie jaoks, aga ainult läbirääkimiste laua taga, on inspektsioonid. Me toimuvad igal ajal, igas kohas. Ja miks?
sest sa ei saa nende tüüpide peale loota. Ma mõtlen, nad valetavad ja petavad. See on lihtsalt reaalsus. Samuti oli arutlusel, et te peate sõlmima kokkuleppe, et piirkonnas oleks rahu nii Araabia liitlaste kui ka meiega, aga see ongi selleks tee. Ja te ei toeta enam oma esindajaid. Mis meid sellesse punkti tõi? Koos iisraellaste ja ameeriklastega. Pärast 12 päevast sõda paljastas luure, et iraanlased naasid taas oma maksimalistlike eesmärkide juurde. See juhtus pärast operatsiooni Midnight Hammer, mis halvas peaaegu kogu nende tuumaprogrammi. Mida see tähendab? Nad kiirendasid Hiina abiga maa-aluste ballistiliste rakettide ehitamist muret tekitava kiirusega. Luure sattus ärevusse, juhtides sellele Netanyahu ja ka meie presidendi tähelepanu. Nad hakkasid suunama raha läbi vahendajate võrgustike, $100 miljoneid. Nad muutsid seda. Milliseid keskpankasid nad kasutasid? Nad liikusid rahaga läbi Istanbuli kui viimase vahepunkti. Seega nende toetus vahendajatele ja otsus kasutada neid vahendajaid Iisraeli riigi hävitamiseks ei olnud muutunud, mitte põrmugi. Ja nad tegid otsuse taastada tuumaprogramm, kui polnud veel otsustanud seda käivitada, sest nad teadsid hästi, et me jälgime kõike. Siiski oli võetud kohustus see taastada. Ja kui kõik see kokku panna, samuti märkimisväärne kasv droonide arendamises, me teadsime väga hästi, et oli vaid aja küsimus, millal režiimil tekib tuumarelvade võimekus ja nad kasutavad oma tavapäraseid vahendeid piirkonna destabiliseerimiseks, nagu nad on varemgi teinud. Nii et see peaministri ja meie presidendi selge nägemus koos ütles, aitab, tõesti aitab. Me peame sellele vastu astuma ja selle lõplikult peatama, ükskord ja lõplikult. Ja just seal me praegu olemegi.